kallis rahvas, digikohvikusse. Täna on neljapäev, 23. oktoober ja meil on jälle võimalus mõtted vahetada targa ja tubli Eesti mehega Andrus Suklesega. Tere, Andrus! Tere, Ülle! No täna on meil päris palju arutada, sest et geopoliitilised sündmused on minu arust hullemad kui pead pööritavas karussellis. Et adresseeriks ja arutakski täna võib-olla siis neid sündmusi, mis on viimase nädala jooksul toimunud, olulised rahvusvahelised kohtumised, jutuajamised, ehk alustame siis sellest, mis toimus nädal aega tagasi, eelmisel neljapäeval. Ootamatult helistas Venemaa president Putin Trumpile. Neil oli pikk jutuajamine, kuskil 2,5 tundi, väidetavalt üks kõige pikemaid vestlusi üldse. Ja järgmisel päeval kohe hopsti oli kohtumine Zelenskiga, kes lendas uhkelt kohale, lootis saada neid tomahawke. Aga Trump ütles, et sorry, meil on neid endalegi vaja ja teatas rõõmsalt, et hoopis Putin ja tema saavad varsti kokku Ungaris ja üleüldsegi võib-olla hakkavad tunnelitki kaevama Venemaa ja Ameerika vahel ja et kuidas Zelenskile hoopis see plaan meeldib ja paar päeva läks mööda ja tuleb välja, et vist ikka seda kohtumist seal Ungaris ei tule. Ja küsikski sinu käest, et mis on nagu sinu selline tunnetus või mõte või analüüs, et kus me siis praegult selle välispoliitikaga oleme ja mis toimub, sest tundub, et hetkel nagu keerleb kõik kaosesse. Et mis on Euroopa positsioon, et mis see lõppstrateegia on ja kas seal üldse ongi mingit strateegiat? Sest praegult on väga sellised vastandlikud oletused ja mõtted, et see kõik on teadlikult niimoodi organiseeritud. Teine pool ütleb, et ei, et Trump on lihtsalt nõdrameelne, kes ei ole võimeline otsuseid vastu võtma. Nii et mis sina sellest arvad? No vaata, Ülle, vaatame nagu ajaloos tagasi, et mis on Ameerika riiklik ametlik poliitika. Juba Bideni ajast on nii-öelda strategic defeat ehk siis et strateegiline Venemaa hävitamine või võitmine. Ja mitte keegi ei ole seda poliitikat nagu muutnud. Ehk siis, et venelased väga hästi teavad ju seda, et ameeriklaste ametlik poliitika on nende strateegiline, mitte hävitamine, aga ütleme võitmine. Seda ei ole ju keegi muutnud. Ja kõik see muu teater, mis seal ümberringi käib, noh, venelased mängivad seda väga oskuslikult kaasa. Noh, sa tead ju väga hästi, et Trump räägib üks päev ühte juttu, teine päev teist juttu, talle meeldib olla kuningas. Mark Rutte, see tintsukraapija, ütles, et ju tädi annab meile relvasid. No, ehk siis, ja Putin on ka selles suhtes tark mees, ta oskab täpselt öelda õigel ajal, mida vaja, et Trumpi ego nagu silitada. Küll aga fundamentaalselt ei ole mitte midagi muutunud ja see kõik, mis täna nagu toimub, kas Ukraina ümber või Gazas, see ei, noh, seal mitte midagi ei muutu, sellepärast et kui meie lakeid ja propagandistid kiljuvad ainult seda, et venelased on agressorid ja venelased on täiemahuline sissetung ja provotseerimata ja noh, siis midagi ei ole ju kaugemalt tõest. Sa tead väga hästi, et see oli täielikult provotseeritud. Nagu Signe Brzezinski kirjutas 1997. aastal see suur malelaud ja ta tegi selle tohutu analüüsi, et venelastele ei meeldi NATO ja Euroopa Liidu laienemine, aga ta jõudis järeldusele, et seal ei ole mitte midagi, mida venelased saaksid teha, sest neil lihtsalt ei ole võimekust. Meie oleme ainukene jõud maailmas. See oli 1997. aastal. Ja noh, neil oli absoluutselt õigus, et pärast Nõukogude Liidu kokkukukkumist oligi Ameerika hegemoonia oli täielik. Mitte keegi ei suutnud neile vastu saada. Kus nüüd Brzezinski tegi fundamentaalse vea? Ta kirjutas oma raamatus ka seda, et see on täiesti välistatud, et Venemaa ja Hiina võiksid koostööd teha. Nii, mis on siis täna nagu reaalsus? On ju, number üks. Number kaks, Biden ka 90ndatel aastatel, kui ta oli seatud, ülbelt ju ütles, et, et venelased võivad hiinlastega
seal asja ajada küll 90-ndatel. Ja võtku veel Iraan ka sinna kampa, noh, ironiseeris nende üle ja nii, mis on siis täna reaalsus? täna on Hiina, India, Iraan, BRICS, Lõuna-Aafrika Vabariik ja Brasiilia. ehk siis, et mida me sellest õpime, on see, et geopoliitika muutub nagu väga ruttu, noh, ütleme mitte selles mõttes päevadega, ega nädalatega, ega aastatega, aga kümnenditega ja kes oleks arvanud seda, et meil on täna siis venelased võimelised lõpuks vastu hakkama ameeriklaste hegemooniale. Nüüd, öeldes seda ja tulles tagasi selle Trumpi ja siis Zelenskõi kohtumise juurde, on ju nagu väga selge see, et see sõda püsib ainult sellele, et ameeriklased ja NATO või Euroopa annavad ukrainlastele relvad. Nad annavad neile intelligent ehk siis teadmise, nad annavad neile target'id Venemaale ehk siis kõik see on ju tehtud ameeriklaste poolt. Me ju teame väga hästi, noh, on nagu nii ilmne rääkida, et seal ei ole ei NATO sõdurid. NATO sõdurid on seal, kes neid relvi ju aitavad sihtida, annavad sihtmärke. see on ju selge, et täna sõdib juba Venemaaga NATO. nüüd Tomahawkide üleandmine, noh, see on niisugune naeruväärne ja nagu naljakas, sellepärast et Trump ütles, noh, korra ütles ta nii, korra ütles ta naa, aga korra ütles ju niimoodi, et ei, me siin ise ei anna, aga me anname eurooplastele Tomahawkid ja siis eurooplased annavad siis ukrainlastele. no ühesõnaga, ainukesed eurooplased, kellel on Tomahawkidega leping tehtud, on hollandlased. ja nagu sa tead, Tomahawke saab, eks ju, lasta nii maa pealt, lennuki pealt kui ka laeva pealt. ja siis hollandlastel on laeva pealt, nad on isegi katse teinud fregati pealt, lastes selle Tomahawki välja. küll aga nende delivery hakkab alles 27. aastal. ehk siis, et kui keegi tahab midagi ukrainlastele anda, siis see peab olema pärast 27. aastat, noh. ja me teame mõlemad, et ükstaskõik kui palju löövad trummi need meie propagandistid ja lakeid või siis Ameerika kindralid, Kane ja siis Kellogg, siis ütlevad, et Ukraina võidab, noh siis me teame ju, et Ukraina seda sõda on kaotamas. viimased andmed olid see, et AWOL ehk siis põgenenud ja sellest, nendest väeosadest lahkunud on ukrainlasi sõdurid on 239 000, keda taga otsitakse. no see on ikka päris suur number. ehk siis, et mis on kõige küünilisem, Ülle, mis on kõige küünilisem, on see, et Euroopa Liit on nüüd täna läinud seda meelt, et seda sõda jätkata. ja miks? Sest meie liit on täielikult moraalselt korrupeerunud. meil on Macron, Starmer, Merz, kelle approval ratings ehk siis toetus on rahva seas 20%, isegi Macronil 13% ehk siis 87% on ta vastu. ja see, et ainult jääb võimule, on see, et tema narratiiv on ju olnud, et Venemaa, kui meie ukrainlased Venemaal ei sõdi, siis venelased on kohe Pariisis, nad on kohe Berliinis, nad on kohe Londonis. no see on, Lähevad Prantsuse naisi vägistama ka, onju. no saad aru, see on absurdkuubis, et ära unusta Kaja Kallast, ära unusta Kaja Kallast. no vaata, Kaja Kallas on, tead, ma kuulasin Just Freeman, tead Just Freemani ju, kes oli siis Ameerika saadik Saudi Araabias, mis on väga oluline, siis ta oli kaitseministeeriumi kaitseministri asetäitja ja ka vist Hiinas oli ambassador. ja Just ütles, et vaata, et ta ei saagi nagu aru, et kunagi oli ikkagi ju diplomaatia on tulnud ju Euroopast, eks ju, Itaalia linnriigid ja Prantsusmaa ja see diplomaatia, jah. aga et Kaja Kallas on suutnud diplomaatia viia uuele, noh, see, kuidas öelda, nagu sohu, et ta ei saa nagu üldse aru, et nagu mis toimub. ja professor Jeffrey Sachs ju ütles, et mis kuradi sõna oli, kuidas ta ütles selle kohta, et ta on ikka, noh, ühesõnaga mõte oli, mis Jeffrey ütles, et Kaja Kallas on noh, väga viisakalt vulgaarne, vulgaarne, vulgaarne. et noh, et piinlik on ja mul on nagu jube kahju sellest, et sihuke inimene, et ta on Eestist ja olgu ükskõik kus kurat mujalt, aga noh, ta teeb meile väga-väga palju kurja kui rahvusele, sest et noh, meid hakatakse kõiki mõõtma ju tema tegemiste järgi, noh, ja ma arvan, et ei sinu ega minu vaateid tema küll ei esinda, on ju.
no ja see teeb ka mulle muret ja võib-olla eestlased, kes Eestis elavad, seda nii väga ei taju, aga väliseestlased, kes elavad Eestist väljaspool, kes kuulavad tihedamalt alternatiivset meediat, no põhimõtteliselt kõik need alternatiivse meedia analüütikud ja poliitilised superstaarid on seda Kaja Kallast nüpeldanud. Viimati ma tegin postituse, kus Andrei Martjanov ja lahkab ja see oli, no tõesti, no nuta või naera ja ta üritas ka väga viisakalt ja nagu seletada, et noh, Kaja Kallas on moron, ta kasutas sõna moron, Uran jah. eestikeelne loll, aga ta on nii suur moron, et isegi Ja, need teised Euroopa moronid peavad Kaja Kallast nagu moroniks, et ta on juba nagu moron kuubis, kui sinu ja. enda kolleegid nagu peavad sind nagu debiilikuks, et Ja, ei no ja noh, saad aru ja veel korra, noh, ma alati mõtlen nagu seda, et noh, naisena või emana või et noh, no mida sa nagu, millest sa nagu räägid, kallis sõber, et nüüd me võtame 19. paketi vastu, kas 18 paketti on siis töötanud või? On nagu midagi muutunud või? noh, ma ei saa nagu sellest aru, et nemad suruvad Venemaa põlvili ja sellest Venemaa saab ainult tugevamaks ja siis tuleme jälle ringiga sinnasamasse tagasi, kus Siim Brzezinski ütles, et Venemaa ja Hiina ei saa mitte mingil juhul sõpradeks ja reaalsus on täna see, et nad on nagu suured sõbrad ja võtavad veel Indiagi sinna juurde, noh, Trumpi ju mäletad, ütles, et ta paneb 500% Indiale tariifid ja indialased ostsid, riiklikud firmad enam ei osta, erafirmad ostavad veel rohkem Vene naftat ja see on nagu reaalsus. ehk siis, et see aeg on ümber, 90-ndad, kus sa käisid mööda maailma ringi, võtsid malaka ja andsid kõigile pikki pead, kes ei kuulanud sinu sõna. ja inimesed ju ütlevad, kuule vana, mine puhka jalga, kui sa ei taha meiega äri ajada, me teeme omakeskis äri. ja noh, täna on reaalsus see, et maailma populatsioonist vähem kui 10% on siis öelda nii-öelda collective west ja siis ülejäänud on globaalne south ja kõik muud riigid kokku. ja vaata, Larry Johnson tegi kihvti siukse nagu see map, mis on see kaart jah, et veel 90-ndate keskel oli, kus Ameerika oli nagu punase värviga ja see trade, mis tehti, maailma kaubandus oli 90% maailmast oli punane. siis täna on 90% maailmas sinine ehk Hiina. Hiinal ütleb samamoodi ja vaata, mis hiinlased tegid. Trump seal kobises midagi, Hiinas vist väga hea, ei luba neid rare earth metalle ega seda magneet enam Ameerikasse eksportida. tahavad teada, kas see läheb sõjatööstusesse või kuhu ja kogu sõjatööstus ei ehita nad enam ühtegi pommi, mida selle Ukrainale või juutidele saata, kui hiinlased neile ei anna neid haruldasi muldmetalle, sest see on väga oluline komponent seal. ja noh, et see, et nad hakkavad neid ise kaevandama, see on miljardid dollarid ja aeg, mida täna kellelgi ei ole. nii et noh, see on nagu uus reaalsus. ja hiinlasedki ütlevad ju väga selgelt, et te enam ei, you not gonna bully, noh nagu koolikiusaja, noh. Ameerika ei pea ja mind nagu häirib see, et mida kuradi Kaja Kallas, mis sul nagu öelda on, kes sa oled selline, no mida sa kobised seal, noh. Kes sa oled selline, on sul mingi armee või on sul mingisugune majanduslik võim? Euroopa Liit kukub kokku, Prantsusmaal on lahingud, Inglismaal on lahingud. Sakslased ütlevad, et meie sotsiaalprogrammid tuleb kinni panna. sul ei ole raha, aga kõik saadad Ukrainasse, et ukrainlasi tappa. Noh, kus see loogika on? ja sõda lõpeks ära kohe, kui Trump lõpetaks Ukrainale relvade ja abi saatmise. aga ta ei saa seda teha poliitiliselt, sellepärast et seal on ju need Rubiod ja Ratcliffe'id ja igasugused teised tropid, kes on need neokonservatiivid ja noh, nende jaoks on sõda vaja. ära unusta Kellogit. ja Kellogg ja Kein ja Petrus ja saad aru, see Petrus ka veel, kuradi ise olid ju Afganistanis, sa ei saanud nendest kuradi pastaldest ja halatidest vendadestki jagu, noh. sa lähed nüüd Venemaale, kellel on tuumarelvad, noh kurat, nagu mõelge inimesed, noh. Te toote ju õnnetuse kõigile, noh. ja ei saa, omal on 20% ja vähem approval ratings või see toetus rahva seas, ma räägin rahvast praegu, ma ei räägi sellest. ja noh, minu arust Eesti valimised näitasid selgelt ära,
et selle reformiga on nagu kõik, aga noh, jällegi halb lugu on see, et ega need isamaalased ju pole teistsugused. Noh, see Solman ju ütleb talle, et teeme nüüd nii, et Eesti riik ei toeta Iisraeli. Noh, kohe läheb ju kisaks, noh, kuradi vana sajanist ja jutt. nojah, seal Eesti valimistest ei taha üldse rääkidagi, see oli ikka nagu väga nukker tulemus, mis seal toimus sisepoliitiliselt. et esiteks ikka on see vana küsimus üleval, kas me saame usaldada e-hääletamist. Väga tugevad tendentsid näitavad, et me ei saa usaldada e-hääletamist, mis omakorda jällegi ka kisub rahva motivatsiooni maha, et üldse hääletama minna. Hääletas vist seekord ainult 56% rahvast, no mis iseenesest kas oli selline vähemalt nagu üle poolegi, aga kus on see ülejäänud pool? Ja see muidugi, ma ei tea, millega inimesed hääletasid, ikkagi kindlasti mitte ajudega, sest ei no et tulemused, kui sa vaatad lõpptulemust, sest see tegelikult ka näitab ära, kuidas terve Eesti poliitiline valitsemissüsteem on niivõrd mäda, et Keskerakond, kes tegi Tallinnas väga suurepärase tulemuse, tuleb välja, et kui sotsid, Isamaa, Rehvid ja parempoolsed võtavad punti, siis see erakond, kes sai tegelikult rahva toetuse, ta ei pääsegi Tallinnas võimule. Ja ma tahaks ka küsida, et kust need parempoolsed järsku nüüd ka niimoodi nagu luuavarrest tuiskasid sinna lavalaudadele. Parempoolsetest ei olnud enne mitte midagi kuulda ja nüüd no parempoolsed tulid ja tegid ära, kes on tegelikult põhimõtteliselt sama mustri järgi nagu omal ajal see 200, Eesti 200 lendas lavalaudadele nagu rehvis ülekoerad. Nii et noh, ja sama, mis Tartuski. Reform on nagu hullem oravapesa kui Tartut isegi noh, Tallinnas seal on natukene teistsugust rütmi, aga tundubki, et kõik need närilised ja ajuhälvikud on koondunud sinna Tartusse ja nüüd siis, et kõike Isamaa tuleb, teeb muutust. No mida muutust ta tegi? Mitte midagi. Sama reform jätkab eesotsas, kõik läheb täpselt sama rada mööda. Nii et ma ei tea, kallid eestlased. no vot, see on, ma olen sinuga nõus, et noh, ma lihtsalt parempoolste kohta ütlen, et nende juht on ju õigushälvik, jah. ehk siis, et noh, ta on nagu väga ebaviisakalt käitunud. Noh, jällegi, et mul isiklik kogemus, et ta on ju minu jaoks on ta Lavly eksimusteo keelatuses Sperling kuradi kriminaal, aga mitte süüdimõistus, ta lihtsalt ei tea, et milline on seadus, olles juhtivprokurör, aga see selleks, et päris õõvastav. aga vaata, see ongi seesama lugu, et paljud inimesed löövad käega ja paljud inimesed on intimidated, noh. Ma vaatasin intervjuud Scott Ridderiga, jah. ma ei tea, kas sa vaatasid seda Ricky Sanchez, jah, noh. Ja väga hea video oli, väga hea. Vaatasid jah? no vaata Ja, ju miks ma teda nagu sügavalt respekteerin, ongi inimene ütles, et ta oli UN chief inspector, relvade inspektor, jah. ehk siis, et ääretult kõrge koha peal ja ütles ju, et 2003 Saddamil mingeid relvi ei ole, et see on ju kõik vale, et noh, te viite meid sõtta ja tapate süütuid inimesi ja talle pakuti 6 miljonit dollarit ja ta ütles ei. ja vähe sellest, öeldigi, ähvardati, et FBI ülejäänud elu kotib sind ja su perekonda, noh, mida nad ka teevad aga vend on murdumatu ja noh, et siin on see numbrite küsimus. kui 10 inimesest 9 oleks Scott Ridderid, siis ei oleks meil neid sõdasid, meil ei oleks seda jama. aga lihtsalt halb lugu on see, et ainult 10-st 1 ja võib-olla veel üks on tema toetaja ja kolmas on veel natukene, kes on sümpaatne temale ja ülejäänud 7 on müüdavad hinged. ja noh, see ongi meie probleem ka Eestis, et äh, inimesed ei lähe valima, sest nad leiavad, et nende hääl ei loe. küll aga on see nagu väga vale, nii et järgmiseks ülesandeks, ma arvan, Riigikogu valimistel on uus plaan või plaan B, mis iganes see on, et need 50, kes ei tulnud valima, tuleksid valima ja hääletaksid uuenduste poolt. noh, see on see minu jaoks, minu arvates see võti, see võti selleks eduks, jah. no aitäh, me siin plaan B-ga kindlasti jätkame edukalt, et me oleme väga rahul sellega, et me nii kiire ajaga suutsime ennast poliitmaastikul pildile tuua.
ja natukene süvariigile närvidele käia ja siin laineid tekitada, et see oli tegelikult üllatavalt tugev jah. algus meie jaoks ja ainult ehitame edasi, aga küsimus, Andrus, on selline, kas meil üldse on 1,5 aasta pärast riiki enam? See on nagu legitimate, õiglane küsimus, et noh, tead, noh, kui Kaja Kallas midagi ekstra lollust ei tee, siis ma arvan, et ikka on, noh, sest et vaata, noh, kuigi need protsessid toimuvad kiiresti, siis kui nad saaks Hiina Ameerika asemele, siis ma arvan, et tema poliitika on selgelt see, et mitte oleks sõdasid. Vaata, Hiinas oli 1300, ütleme laias laastus 1350 kuni 1860 ei olnud ju sõdasid. Näppude peale üles lugeda, üksikud ühe käe näppudel. Kõige selle 500 aasta jooksul, eks ju, siis niikaua, kuni inglased sinna tulid ja sõjaks läks seal. Et nende ja siiani, kas on Hiina kedagi rünnanud? Või noh, ütleme enne sisseendsi, et kas venelased on kedagi rünnanud? Noh, see oli ju venelastele selgelt eksistentsiaalne oht ja seda nad ju rääkisid 10 aastat. Mis 10 aastat, 2007, kui Putin pidas Müncheni julgeolekukonverentsil kõne, et kallid sõbrad, et ei saa ju niimoodi, et teie meie arvelt oma julgeolekut parandate, et noh, et see ei sobi meile, et noh, et kui noh, ja mina ei saa siiani, ma ei tea, miks nad ei ole seda teinud, mis venelased ei ole Kuubale uuesti rakette pannud, noh, pane Oresnikut Kuubale, vaata, mis onu Donald räägib, noh No või ega ei tea, võib-olla tuuaksegi ka omad trumbid viimasel hetkel välja, sest tagasi nüüd pöördudes selle konflikti juurde, et üks on nüüd selge, et trumbiga arvestada ei saa, et kas tahtlikult või mittetahtlikult, aga ta ei ole võimeline andma konkreetseid ja püsivaid otsuseid. Ja praegult ongi ju, kui sa vaatad kahe riigi sellist suhtlemisstiili või diplomaatilist stiili ja taset, siis Venemaa on olnud algusest peale väga selgete eesmärkidega, mida nad ei ole muutnud kogu sõjaperioodi vältel, mis see nüüd on kestnud siin 3,5 aastat. Venelased räägivad kogu aeg ühte ja sedasama, ühte ja sedasama ja ameeriklased, noh, mulle viimati nüüd vaata pidi toimuma ju selle Rubio ja Lavrovi kohtumine, eelkohtumine, mis valmistakse ette selle Budapesti kohtumise. Ja kui ma kuulsin, kuidas Trump eelmine nädal hõiskas, et oo, nad lähevad kohe Ungarisse seal Orbani juurde kohvi jooma. mu esimene instinkt oli see, et seda kohtumist ei tule, sest et teades, unless välja arvatud juhul, kui ameeriklased suudavad anda mingi kindla ja vettpidava positsiooni, sest et venelased selgitasid juba seal Anchorage'is Alaskal, kui nad siin viimati kokku said, mis on tegelik olukord ja mis on nende eesmärgid. Et see, mille peale praegult kogu lääs rõhub, et ceasefire, põhimõtteliselt see on siis relvarahu? relvarahu, rindejoone külmutamine, et see jääb ära. Et tuleb Aga Ülle, hakata tegelema juurpõhjustega ja korraks nagu Trumpil läks lamp põlema, tuli välja kohtumiselt, ütles, et jah, et me hakkame nüüd, et relvarahu on nagu välistatud, et me hakkame tegelema muude asjadega ja nüüd jälle aga ei arvata. no vaata, aga jah, Ülle, siin ju meie Euroopa töölid ju tegid ju seda ajupesu talle, sest et vaata, kas sa paned tähele, mis ka Jazz Freeman ütles, et diplomaatia ongi see, et sa räägid inimesega, kellega sul ei ole ühesugused vaated, et aru saada, et näha asju läbi tema silmade, jah. aga kui Kaja Kallas ja kogu see kamp on ju kogu aeg öelnud, aga meie venelastega ei räägi, meie venelastega ei räägi. Ja nüüd järsku ütlevad, et aga venelased, nemad on süüdi, nemad ei taha läbirääkimisi. No vot, no kuule, vaata, minu arust üks hea test, mille ma soovitan kõigil seda teha, meie kuulajatel ka. Tõuske püsti, sirutage parem käsi välja niimoodi õlakõrguselt. Ja nüüd sügage pead ja seda kohta, kus selg ja jalad kokku saavad korraga. Samal ajal. No ühesõnaga, kui seda teha saad, mina olen sinu kõige suurem fänn. Seda, mida tahavad eurooplased. Ennem oli see häda, et
et me ei räägi venelastega, venelased ütlesid, noh, et lepime kokku, eks ju, nagu sa tead, Komelis hakkasid läbirääkimised juba 6 päeva pärast seda spetsiaalset operatsiooni ja lõppesid seal selles Istanbulis, jah, kus siis oli peaaegu kokku lepitud kõik, juba šampusekorgid lendasid ja lendas kohale Boris Johnson oma jutuga, ütles, et ei, meie toetame Ukrainat, et venelased on vaja auti lüüa. nii, ja nüüd needsamad inimesed kolmastelt kiljuvad, et ei no Vene ei taha läbi rääkida. aga ise te ju olite, tegite seaduse, Ukraina tegi seaduse, et tohib venelastega läbi rääkida. no mida te siis nagu tahate, kuradi pead ja seda kohta ühele samal ajal sügada, ja kogu see propaganda ja trumm lüüakse, et nii on normaalne, unustades ära, mida te ise paar aastat tagasi rääkisite, noh. ja nende, noh, vaata jällegi seesama asi oli, et, et, et mul läks nüüd jutt või see mõte ära, ma nägin ühte seda kirjutist siin, aga et jälle tagasi minnes sellega, kui venkud ju või venelastel see esimene nii-öelda täiemahuline sissetung 180 000 sõduriga, siis nad ju kohe 6 päeva pärast tõmbasid ju tagasi ja ütlesid, et davai, lepime kokku, et näete, et sellest tuleb ainult jama ja ukrainlased tahtsid kokku leppida. täna on ju, mis demokraatlikust Ukrainast ma räägin, sõjaseaduste alul valitsetakse, kõik, kes kobisevad või kes pole nõus, ütleme eliidist, need lüüakse maha või pannakse vangi. Suurem osa rahvast ei toeta seda sõda ja noh, kui sa mäletad, Zelenskõi tema presidendivalimised olid ju see, et tema on rahupresident, tema tahab venelastega rahu, jah. ja oo pärast jaa, seda on ta, jah, just, kõik need on jälle uksest välja visatud, nagu Trumpki ütles, tema on rahupresident. kes seda Ukraina sõda sponsoreeris, et see sinna jõuaks? Trump, kes oli 17 kuni või 16 kuni 20, mis ta oli seal võimul ja 17 jaanuarist hakkas ja siis tema oli see, kes tegi 20 CIA baasi. CIA oli juba valmis selleks, et minna Venemaale ja teha režiimi muutust, jah. on ju. saad jaa, aru, kes andis neile offensive relvad? räägime jälle nagu reaalsusest. mis oli? detsember 21 ütlesid venkud, kuulge, nii ei lähe, meil on siin 8 punkti, et need on vaja läbi rääkida. nii, mis siis oli? ameeriklased ütlesid, ai, mine puhka jalga. siis 30. jaanuaril rääkis Biden selle Putiniga ja ütles, et Putin ütles, et neid offensive ehk ründerelvasid ei tohi Ukrainale anda, jah. nii, et lepime kokku. siis oli ju veebruaris, 9. veebruar oli Genfis läbirääkimised venelastele Rybakov ja siis see Wendy Sherman Ameerika poolt läksid läbirääkimistel. Rybakov ütles, et kuule, Andy, et davai, et noh, lepime kokku, et ei anna neid offensive relvi. siis ütles, et ahah, see ei teadnud sellest nagu midagi. Lavrov sai 3 nädalat hiljem Tony Blinkeniga, see Zionistist välisminister, Genfis kokku, ütles, et kuule, Tony, noh, et kuidas nii? ju teie president ütles ju meie presidendile, et ei anna relvastust, ründerelvastust Ukrainale. ah kuule, see Biden, tema oli ju Delaware'is, ta oli Christmas break'il Delaware'is, no et tema, aga mina ja Sullivan, see Jake Sullivan, me ju ei approve inud seda, noh, et see on loll jutt, et me teeme, mis me tahame, noh. ja 3 nädalat hiljem oli siis special military operatsioon. noh, millest te nagu räägite? ja veel korra, venkud võiksid tõsiselt mõelda, panna oma relvad nii Venezuelasse kui Kuubale. noh, vaatame, mis siis, kas siis ka kogu lääne kiljub, et iseseisev riik, ise võivad otsustada, milliste plokkidega nad liituvad, noh. noh, ikka nagu mõelge natukene, noh. kuradi. siin on hea koht küsida sinu käest, et seletad rahvale lahti, et nüüd on tekkinud analüütikute sekka uus väljend, kutsutakse salami slicing. et see on, et lääne strateegia on siis nagu see vorsti viilutamine, jah. et kui ma nüüd kuulan siis ja siis vaatangi, et kuidas kogu see sõda on eskaleerunud, täpselt viil viilu haaval toimub see eskalatsioon, et kui alguses oli, et oi, me ei anna neid tanke, oi, me ei anna neid lennukeid ja me lihtsalt tead moraalselt toetame, siis nüüd on tasa ja targu asjad tegelikult vaata kui kaugele arenenud.
ei no on ju, ärme nüüd, noh, ma olen sinuga 100% nõus, täna on ju reaalsus venelaste jaoks, noh, mõtle selle peale. Et keegi ütles, et just Putin ütles päris hästi selle kohta, kui keegi ütles, et Trump vist ütles, et venelased on ju pabertiiger, noh, need ei ole mitte keegi, noh. ja Putin ütles väga hästi, et kuulge, et me oleme siin nagu suht omaette ja kogu NATO, kogu Collective West on meiega sõjas ja noh, kus me nüüd 3 aastaga läinud oleme, me rahulikult omas tempos ajame asja ja, ja oleme võidule suht lähedal, aga kes siis nüüd pabertiiger on, noh, sest NATO on ju pabertiiger, räägivad see, mis see coalition of willing ja, et meie lähme nüüd paneme väed kokku, noh, 4 meest vä, Eestist vä, palju tuleb Eestist? Eestlased, Karis ja Tsahkna ja Pevkur ja võtavad pundi kokku ja ratsutavad Moskva peale. Herem Vingu, ja kes meil on need vingu, kõik vaata me, tegijad. meil Eestil oleks oluliselt parem, kui nad sinna läheks ja venelased neile kuuri tagumikku laseks, see on noh, oluliselt parem oleks Eestil kogu see kamp tõesti, noh, nad on kurjategijad, noh. olid need kommunistid oma rahvast ahistasid, on täna jälle täpselt samasugused globalisistid, sorostistid, Sorose kuradi lakeid ja jälle ainult hävitavad meie oma rahvast, noh. Ja noh, mitte ainult meil, aga ka Euroopas, ega siis nüüd Ungari, nüüd eks ju Tšehhi, Slovakkia, ega vaikselt see asi muutub ja noh, ma ütlesin, Macroni toetus on ju 13%, et noh, millest me nagu räägime, noh. et No see on kõik märgid näitavad, et Euroopa ei ole midagi nii ühe mütsi all ja seal on nende Euroopa riikidel, nagu sa rääkisid, omad siseprobleemid. aga siiani ei ole tegelikult veel ükski lääneriik näidanud, Lääne-Euroopa riik näidanud, et rahval on olnud sellist nagu selgroogu, et nad on suutnud nagu murda seda, kes praegult eksisteerivat poliitikat seestpoolt. Näis, mis sellest saab, aga tagasi nüüd selle Budapesti ja situatsiooni juurde, mis meil on toimumas, et kuna tundub, et nüüd Trump ütles ära, tema mõtles ümber, et ta ikkagi ei sõida sinna Ungarisse, et ta ka ei tea, mis Putinil viga on, et kurat, et räägime telefonis, tundub jumala normaalne mees, aga siis tead, keerad selja Ülle, ja Ülle, midagi ei Ülle, juhtu, on ju. Ülle, Trumbile öeldi, et sa ei sõida sinna, ta ei ole oma mees, ta on kas sa vaatasid, mis ta Knessetis rääkis, noh, kas üks selge sirge seljaga oma asja ajav mees sihukest lollust suust välja ajaks juutidele või? noh, ehk siis, et ta ei ole oma mees, talle tuli kohe Rubio ja Ratcliffe ja kogu see kamp tuli kohale, ütles, et sa oled loll peast või? meie nii ei arva ja kuna tulevad vahevalimised, siis ta noh, ei saa nagu teha seda, mida tema teha tahab. Ma arvan, ega Trump selles suhtes ei ole loll. ta tahab seda, et sõjad lõpeksid, aga noh, ta on lihtsalt, ta ei ole nagu, ta ei ole võimeline seda tegema, noh, ja nii lihtne see ongi, noh, tema ei otsusta seda asja, seal on hoopis teine jõud, mis neid asju otsustab. no see on selge, et Trumpi selja taga on väga suured teised jõud ja kes teda mõjutavad ja kindlasti on ka üks probleem see, et teda ümbritsevad tegelikult ebakompetentsed inimesed, kes ei kajasta talle informatsiooni ja kuna Trump ise ei ole mingi intellektuaalne hiigelpea, eks ole, hiigelaju, et ma ei teagi, kui palju ta üldse loeb või kuulab, siis ta üritab niimoodi skimmida pealkirjad enam-vähem umbes puusalt tulistad, sest et tema kommentaaridest võib järeldada, et ega ta ei ole siiamaani aru saanud, et mis on need siis sügavamad juurpõhjused, mis praegult Euroopas toimuvad või et tajuda seda suuremat pilti. aga aga ei, ma ei vaidle sinuga, aga ma ütlen sulle lihtsalt seda, et ma vaatasin professor Jeffrey Sachsi intervjuud selle Charles Napolitanoga ja no Jeffrey oli nagu selles suhtes suht avameelne, ta ütles ju ära, et isegi Macron talle eravestluses ütles, et ta saab selgelt aru, mille pärast see sõda algas Ukrainas ja et see NATO laienemine oli viga, nagu ütles ka Merkel, eks ju, et ta ei tahtnud seda ja ka Trump saab ka selgelt aru see, aga tal lihtsalt ei lase see kompleks seda teha, eks ju, need kindralid kõik istuvad seal, neil on nagu tähtis, et sõda kestaks, siis saad ju müüa relvasid, eks ju. noh, omal neil raha enam pole, nüüd ju öeldi, et Euroopa kogub raha kokku, saadab selle ameeriklastele, et nad Ukrainale relvi saadaksid, noh.
et täiesti absurdne, nii et noh, jällegi mingi ja võta jälle Eesti, mis mind nagu fundamentaalselt häirib. jälle loed et oi, lapsed ei saa enam loodusesse, raha pole, vanainimestel raha pole, arsti juures raha pole, iga haridusraha pole, mitte kuskil raha ei ole, eks ju. ja siis me võtame 3,6 miljardit ja igalt poolt isegi ahjutoetuse, jätame inimestele, teeme neile nii keeruliseks selle, et raha jääb seisma, nad ei saa seda küsida, sest see on nii absurdne, see toetuse taotlemine ja siis paneme selle riigikaitsesse. ehk siis, mis siis reaalsus on? täna ju kohe sulle öeldakse, et kuule, kõik tahavad relvi osta, relvade hinnad on tõusnud ja siis, kuna see on nii suur saladus, siis me sellest rääkida nagu eriti ei saa ja siis on need vahendusfirmad ja igasugused inimesed, üks käputäis inimesi saab Eestis väga-väga rikkaks ja ülejäänud ühiskond mädaneb. ja noh, kui Eesti inimesed seda nagu tahavad, siis jõudu ja jaksu teile. Mina selles osaleda ei taha. ja nii lihtne see ongi. et, et Tagasi selle relvatööstuse juurde, ma mõtlen siin need ameeriklased, et nad on huvitatud ja relvade müümisest Euroopasse, aga kas keegi on valemisse seda faktorit sisse arvestanud, et inimesed saavad otsa? Et ega need no relvad ise ju ei lähe püss laskma no vaata, kuskile. sa rääkisid vorsti slaissimisest, noh, tehti ju see koalitsioon, tahtekoalitsioon ja no lihtsalt loll lugu on see, et brittidel pole isegi nii palju enam mehi, et üks jalgpallistaadion neid täis panna ja 70 000 meest on, noh, arvestades sellega, et ainult 20 000 saaks rindele minna, sul peab rotatsioon olema, noh, ma ei ole military ekspert, aga ma kuulen jälle neid, kes nagu seda on ja nemad ütlevad, et noh, et see ei ole tõsiseltvõetav vägi ja noh, võib-olla noh, vaata, siin on jälle see, et mis mulle nagu tundub, mulle võib tunduda väga valesti, aga ka täna on niimoodi, et NATO nagu laguneb, ameeriklased ei jõua, neil on võhm otsas, ei jõua enam hoida kogu maailma oma hirmuvalitsemise all, sest mitte, et nemad oleksid nõrged, vaid teised saavad tugevaks, nagu Hiina ja nagu Venemaa ja Iraan. Iraan. Iraan just. ja noh, kuule, läksid oled sa kunagi Jeemeni sõjaväes kuulnud midagi või et on neil mingi military power, läksid 2 nädalat, kõik kaks seda see emalaevad või nende lennukikandjate strike-gruppi läksid kohale, pommitasid paremale-vasakule. 2 nädalat hiljem tõmbasid saba jalga vahele, läksid minema, isegi kuradi jeemenlastest ei saanud jagu ja et nemad lähevad nüüd Venemaaga sõtta ja Kas ei olnud tuumariigiga. no kurat, kas keegi nagu, mis teil on nagu kurat, tõesti mul vahest tundub, et seesama Kallas ja see Pevkur ja see, kes need seal meil kõik on, need, kes see oli see, kes seda, see meil president, kes ütles, et see Putin tuleb Karis? pildile suruda. Karis, kurat jah. söövad seeni või tablette või noh, mida arst kirjutas välja, neid ei söö ja mida ei tohiks süüa, neid söövad või noh, mis see nagu viga on, nagu üldse ei hooma või kas see nagu ei ole nagu seda oma kohta ei näe nagu või noh, ma ei saa nagu aru, mida te klähvite, kes te olete, noh, kes te olete, noh, ma nagu ei saa aru, noh, mida kurat, noh. ja on keegi teile andnud selle õiguse seda teha või noh, te olete selle ise võtnud, noh. kuradi Tsahkna, kuradi, ma ei tea, ei ole vist parteid, kus ta olnud, nüüd on ta veel selles, noh, pole kooliski käinud, noh. Jah, aga tema teab kõige paremini. Kõige paremini, jah. Ja Ja tema, kirjutab. tema nüüd survestab venelasi. ma ütlen, ükskord talle pannakse pasunasse ja noh, mina ta küll kaitsma ei lähe, tõesti, no kuradi, ahv raisk. Arvestades lihtsalt sellist hetkeolukorda, kus tundub, et suht kiiresti on need õilsad diplomaatilised eesmärgid läbi kukkunud, mis sa prognoosid, et kuidas siit siis nüüd edasi minnakse, sest ma ei tea, kas sa oled kursis, et praegult on tegelikult toimunud väga aktiivsed pommitamised Venemaa poolt, ka Ukraina poolt Venemaa taristute, kütusetaristute pommitamine. Kiievis just pommitati NATO peakorterit, kus päris mitmed suured tegelased said hukka, millest lääne meedias on, ma ei ole kuskil märganud seda, et seda väga räägitakse. Siis kas üleeile toimusid Ungaris ja Rumeenias kütusetehastes või gaasihoidlates plahvatused, mida arvatavasti
eeldused, märgid näitavad, et see on ukrainlaste poolt korraldatud terroriakt. et tundubki, et see nüüd need viimased hetked, et kuna ongi nullseis. Venemaa ütleb kindlalt, meie jätkame oma seda juurpõhjuse denatsifitseerimine ja demilitariseerimine. Ameerika ja lääne poolt, oo, meie ei anna ka nagu intšigi, sentimeetrit ka ei anna meie oma vabast Ukrainast venelastele. aga samal ajal Ukraina on kokku varisemas, pommitamised intensiivistuvad ja mis siis nüüd edasi saab, kuidas sa seda olukorda edasi prognoosid, sest ega keegi ju kuskilt tagasi ei tõmba ja reaalsuses järjest rohkem Venemaa hävitab seda Ukrainat. Nagu neil ei ole nagu teistsugust väljapääsu, sest neil ei ole kellegagi rääkida. ja külm ja talv on ju tulemas, 60% Ukraina infarast on, energiataristust on andmete kohaselt halvatud või punkavad seal mingi poole kohaga. ja kas need inimesed ei mõtle, et kui nüüd kõik see intensiivistub, siis varsti on ju tegelikult meil järgmine human crisis, nagu meil on ju tsivilisatsiooni katastroof, kui aga, aga Ukraina inimesed ju ei saa enam, nagu inimesed ei kujuta ette, et loevadki pealkirju ja noh, ongi, et see sõda, mingi arvutimäng, kuskil midagi toimub, aga seda, kui sul enam reaalselt ei ole ei vett ega elektrit ja ei tööta bensukad ja ei tööta sul poed ja sa ei saa oma liftiga sõita ja kui kõik sellised reaalsed pisiasjad, mis on ühiskonna funktsioneerimiseks vaja, enam ei tööta, mis see, seal ju tekib ju meeletu kaos rahva seas ja päris varsti. ei aga no see aga on ega see, nagu, et ei no aga mõtle nüüd selle peale, kui Karis istub seal, kus ta on seal, mitte Toompeal, ta on seal Kadriorus jah, või siis Kaja istub seal kuskil Brüsselis ja soe tuba ja tuli põleb ja mis tal sellest on või Macronil või sellel. Need on ju ukrainlased, noh, need on need, tead, need hullid, noh, las need olla no.. ja sul on absoluutselt õigus, et venelased kõik räägivad, et oi, venelased ei võta territooriumi, venelased ei tee seda. Venelased pole kunagi territooriumi järgi läinud. mäletad? Kommünikee, Istanbuli kommünikee, kõik Ukraina oleks säilitanud kõik oma oblastid, välja arvatud Krimmi. ja jällegi, ma nagu ei saa aru sellest, et millest te nagu inimesed räägite. mis kuradi Krimm on Ukraina oma? 54. aastal sai Krimm Ukraina omaks, sest ukrainlane Hruštšov sai peasekretäriks ja ühe sule liigutusega andis selle Ukrainale. see on Venemaa osa olnud ja 1850 oli ju Krimmi sõda, kus ka paljud eestlased sõdisid inglastega selle Krimmi pärast. noh, ma ei tea, kus kuradi osas ta on siis Ukraina osa olnud, lõpetage ära. ja noh, meile peaks see olema üldse nagu noh, homme tõused setud püsti, ütled, et kuule, et me ei ole Eesti osana. no mis siis nagu meil riigis öeldakse? noh, ma ei tea. noh, millest te nagu räägite? ja neil oli see võimalus. Öeldi eurooplaste poolt, Boris Johnson, ei, sõdige edasi, me toetame teid, me surume venelased, me võidame venelasi. noh, täna neil on vesi ahjus. venelased, nad ei võta territooriumi, sest neil ei ole seda vaja. Nad hävitavad Ukraina sõjaväge, et neil ei oleks sõjalist ohtu. samamoodi nagu sina ütlesid, ka neid NATO instruktoreid. ja kui tulevad veel sinna need Tomahawkid, jah, no siis läheb tuumasõjaks. sest noh, venkudel on iga õigus või ütleme, mis tuumasõjaks, siis pannakse juba Euroopas sõjalistele sihtmärkidele paugud ära. ja ma isegi nagu imestan seda, et Putin on suht tagasihoidlik olnud, kui oleks samamoodi käitutud ameeriklastega. noh, need lähevad ilma põhjuseta Venezuelasse või Kolumbiasse või ükskõik kuhu või Mehhikosse. lihtsalt sellepärast, et neil on rahvuslikud huvid. ja siis järsku öeldakse, aga kellelgi teisel ei tohi rahvuslikke huvisid olla kui ainult meil. ja mängud selles suhtes ju ütlesid, meil aega küll. ja, ja noh, mina ei tea, kus need inimesed oma numbrid võtavad. võib-olla nad teavad midagi, mida siis ütleme, luure keskagentuur ei tea, aga täna on ikkagi see, et igaühe venku kohta hukub 8 kuni 10 ukrainlast. ja noh, seda on ju rindel näha, noh, sul võivad relvad olla, aga keegi peab neid laskma ka, noh, ja see, ja noh, vaata, saadik just hästi aru, kui sa annad need tohutult sophisticated, noh, sellised
sofistikeeritud kas on, et sellised nii-öelda imerelvad, mis see kuradi Ukraina talumees, kes on sinna, või noormees oskab sellega nagu midagi teha või oskab seda nagu lasta või noh, see on ju selge, et tulevad kohaliku nii-öelda instruktorid NATO riikidest ja ma arvan, Venkud hakkavad neile rohkem pihta panema, ennem nad lihtsalt ei teinud seda, noh, lootsid, et inimesed tulevad mõistusele, aga noh, meie eliidil ei ole tagasipääsu, sest nad on meile müünud 3 aastat, 4 aastat seda, et Ukraina võidab, meil on vaja veel natuke teda toetada ja seda sõda õhutanud ja kui nüüd järsku tuleb välja, et kogu nende narratiiv on olnud suur vale, no mis sa siis arvad, ma arvan, et tuleb vangi panna, noh, ja seda nad kardavad. ja sellepärast nad ei astu tagasi, vaid panevad topeltpanused, veel hullemaks keeravad seda olukorda, et oma nahka päästa. ja mina arvan küll, et meil tuleb teha vägagi selge protsess ja võtta kõik need nii-öelda sõnavõtud, mis on öeldud ja mis on sõja õhutajad, tuleb võtta vastutusele. see on ainuõige meil nii-öelda no, õigusriigis. ma olen sinuga täiesti nõus, et see psühhoterror ja meedia, meediajura, mis on päevast päeva inimeste ajudesse kallatud, see tuleb aeg, ma olen selles täiesti kindel, et tuleb aeg, kus kõik need, kes on sõda õhutanud, valesid välja andnud, oma rahvast mõnitanud, neid, kes on olnud teisitimõtlejad, et need inimesed tuleb võtta kriminaalsele vastutusele, see ongi praegu kogu selle võimul olemise häda on see, mingit vastutust ei ole. Nagu keegi mitte millegi eest vastutama ei pea, jumala suvaliselt iga pätt võib panna, ongi täpselt, et mida suuremalt valetad, mida rohkem sa varastad, noh, sa oled nagu puutumatu. Mitte keegi ei köhi, no vaata Lehtmegi pani seal miljoneid tuuri ja ma ei tea, tema vastu nüüd ei tõstetud seda süüdistushagi, noh, see on nagu selline viimane näide, kui suur see korruptsioon on. Mulle nagu meeldis, ma ei tea, ma ei vaata Eesti Televisiooni eriti, aga vahest kaks asja, mis mulle jäid silma viimati vaadates, üks oli see, kui see ajaloolane Seisov rääkis siis sellest, kuidas siis tegelikult on palestiinlased korraldasid juutide vastu genotsiidi. See oli tema üks mõte, mis oli ikka noh, tõesti noh ikka ajalooline tõde ja teine oli siis, kui Mõis pani intervjuu ja küsiti, et näed, et Keskerakond on nagu korruptsioon või selles süüdi mõistetud nagu rahadega ja siis Mõis ütles tuima näoga, aga kõik võtsid, kõik tegid ju seda. ehk siis, et admissive guilt, et ta tunnistas ennast ju, see, et kõik tegid niimoodi, aga lihtsalt üks võeti ja noh, tema vastu mindi ja nüüd kasutas seda relva, et aga te olete kriminaalkorras süüdi mõistetud. ja vaata, see on nagu jube libe tee, Ülle. et ärme unusta seda, et olid Nürnbergi seadused ja mis te nagu kubisete? Nürnbergi seadused olid, juudid tulidki panna kuradi kollane täht rinda ja olidki sellised, võeti asjad käest ära ja või väga odava hinnaga aga mis siis meil teisiti on? kas sa paned tähele, et Vene ajal, eks ju, siis Ansip, vana kommunist, ei saanud teist kommunisti Sepikut, kes oli kohtunik, oli kellegi süüdi mõistnud, kes oli mingit nõukogudeaegset mälestusmärki rüvetanud ja huligaansus, vaat tema ei saa võtta. tema ikka oli väga halb inimene ja mõistis kellegi süüdi selles, et see noh, aga see oli ju seadus, on ju. ja nüüd järsku ütleb, et aga tegelikult oli see seadus, see ei olnud õige seadus. aga täna jällegi me mõistame Keskerakonna süüdi, sest see seadus on selline, samas teise partei linnapea ütleb, et kuule, me tegime täpselt samamoodi, kõik tegid. ja siis seadus nagu ei tööta või noh, jällegi eksimus teokeelatuses, ma ütlen sulle, Ülle, see on nagu kõige põhilisem, mille taha tuleb tänapäeval pugeda ja öeldagi, et mul on eksimus teokeelatuses ja kurat, katsu sa siis mind süüdi tunnistada, kui meil siin Lavly Perling teeb uusi edusamme ja saab kuskile volikogusse ja tahab peaministriks saada, noh siis on ikka päris kole lugu, noh siis ei saa enam ka Euroopas elada, siis tuleb ju kuradi otsitakse Aafrikasse või Aasiasse ja ei tea enam jah, kuhu elama minna, et kus siis see normaalne ei ühiskond no on. kuule, see ei ole nende Eesti ainult see, ma ei tea, see looja, jumal, kes iganes ta ma olen sündinud Eestisse, see on minu Eesti ka, kerige kuradile. oli ta Nõukogude aeg sihuke kuradi jauramine ja jura tuli, täna on täpselt samamoodi, noh. tõsta selliselt, me oleme väike rahvas, me võiksime kõigiga saada hästi läbi, me võiksimegi rahvusvahelist õigust austada ja kõik respekteeriksid meid, kõik riigid, aga me oleme kellegi klähvid, sülekoerad,
klähvime siin? Kes me oleme siuksed? Aru, mingit noh, vabadust ja iseseisvust ei ole meil juba ammust ajast ja see teebki meele nii nukraks, et kuidas selliste võltsloosungite ja demokraatia all vehitakse mingite moraalsete õigustustega ja samas tegelikult moraalist ja vabadusest ja iseseisvusest, no me oleme ikka kuule, valgusaastate kaugusel, et tegelikult ei ole nagu mitte midagi muutunud. Ja ma tahaks öelda nagu korraks ka veel selle sõna demokraatia, mida ma olen siin nüüd mõtisklenud ja vaata, käisin Kreekas, kus see on demokraatia kants häll. kaasas ja Sokrates ja Aristoteles ja mõtlen, et jällegi, kus on võetud sõna, mingi idee ja kuidas seda on täiesti moonutatud ja väärastatud, sest et selline tunne, et nagu demokraatia on nüüd siis see kõige suurem õndsus, mis toob rahvale vabaduse ja keegi pole jällegi läinud nagu selle demokraatia juurde ja alustalade juurde ja et näiteks nii Plato kui Sokrates olid mõlemad väga tugevad demokraatia kritiseerijad ja see demokraatia, mis omal ajal Kreekas toimis, see ei olnud kõikidele. Demokraatia ei tähendanud seda, et iga matt saab hääletada, sest et Platose sõnade järgi see ongi nagu kõige suurem oht pättidel võimule saada. Vanas Kreekas hääletasid ainult vastavalt haritud meesterahvad, kes käisid siis seal nii-ütelda oma platsi peal koos ja vaidlesid ja pidasid kõnesid ja diskuteerisid ja et see hääleõigus oli ainult teatud intelligentsel seltskonnal, kes suutis ennast ka väljendada ja ta suutis põhjendada. Nii et kallis rahvas, et seda demokraatiat meil nüüd ei tasu nüüd nagu üle ülistada, sest et see demokraatia on tegelikult üks kõige ohtlikum valitsemisviis. Ja mina mõtlen, et milleks jääda kinni sellistesse järjekordselt mingitesse siltidesse, demokraatia ja oligarkia ja autoritaarne, et kas eestlastel ei oleks nagu aeg nüüd vaadates oma mineviku kogemusi ja möödalaskmisi, välja mõelda mingi oma süsteem, kuidas me iseennast tahame organiseerida. Sest et mis on õnn, ma lugesin väga hea lause, on see, et õnn ja inglise keeles oli see, et the happiness is the byproduct of a well-organized life. Et õnn on see, kui su elu on hästi organiseeritud. Mis asi on intelligents? Intelligents on see, kui sa lähed sellesse infosuppi ja sa suudad luua loogilisi sidemeid, mis on põhjendatud ja vot ongi, ja kui sa suudad selle loogiliselt selle info niimoodi omavahel ühendada, siis selle intelligentsus ongi vot selle ühenduse ilu, sellepärast et ta toob edu. Mitte kunagi mitte mingi asi, mis toob distraction'it ja hävingut, ei ole intelligentne, see ei ole tsiviliseeritud. Ja vot on meil eestlastel aeg kätte võtta ja ennast ümber organiseerida. Meil ei ole vaja seda demokraatiat või kommunismi või nagu laske lahti nendest siltidest. Ja nagu minu ja meiega plaan B vaatenurga kohaselt on Eestis vaja hakata just nagu tegelema kogukondade ja ühistu põhiselt. Me oleme väike rahvus. Ja see on täiesti erinev, kuidas sa haldad ja korraldad ja organiseerid väikest rahvust, võrreldes sellega näiteks, kuidas hiinlased oma biljonit seal peavad hakkama saama. Seal on erinevad mustrid ja süsteemid, et me peaksime just keskenduma Eestis sellisele kogukonna põhjale organiseeritusele. Vot no see aga ma tahan sulle, ja ei, väga õige ja kusjuures ma tahan sulle öelda seda, et vaata, öeldakse, et Hiinas on see kommunistlik partei, aga mul üks tuttav just rääkis, et Hiinas on seal tulebki kogukond kokku ja nad vaidlevadki. Kommunistlik partei ei tegele sellega, mis on kogukonna asi. Kommunistlik partei tegeleb riigi ja selle visiooniga ja see on pikk visioon ja vaata, kui edukad nad on olnud. Ja noh, selle asemel, et õppida nendelt, mis meie Kaja Kallas ja kuradi kamp jälle teeb, noh, nokivad nendega jälle tüli ja räägivad, et Hiina on autoritaarne riik. Ja siis, et uiguurid, nemad orjatööjõudu või seda, ütleme, vangide tööjõudu kasutavad, siis mul jumala juhuslikult jälle juhtusin lugema artiklit, et Eesti vangid kaebasid, et nemad tahavad hakata saama, eks ju, 2 eurot tunnis, mitte
mitte nagu, mis sa saad 80 senti või mida, millest nad peavad ka poole ära andma, ainult 20% võid endale jääda. ja peavad tööd tegema. siis ma mõtlesin, et no kurat, mis õigus on sul, Kaja Kallas, minna ja möliseda hiinlaste kallal. vaata, mis su oma riigis toimub. noh, tema võimu ajal ei lahendatud seda küsimust ära. täpselt samasugused orjapidajad. aga absoluutselt. noh, et Aga küll, aga ma olen sinuga nõus, et Eesti peaks olema tõesti aja ja iga kogukond, aga noh, vaata, meil ongi seesama probleem, et kellel vähegi võimekust ja nutti on, kas elab Floridas või elab Hispaanias Taani. või või seal, et jah, kahju, et no mina enda kaitseks võin öelda, et noh, ma proovisin, aga jäin alla. täna ikka siuksed korrupeerunud inimesed jooksevad siin parempoolsed, juhivad parempoolseid ja kellega mul on nagu kokkupuutumist olnud, et väga nukker, noh, seal ei saagi midagi paremaks minna, ennem kui ei toimu see puhastumine ja ei ole sellised inimesed, kes ütlevad, et ei, ma ei võta 6 miljonit eurot või dollarit kontrahti, ma jään selleks, mida ma tean ja mille peale ma ütlen, mis on õige. ehk siis, et ei ole neid inimesi, neid on väga vähe ja see on, ma ütlen, et meie probleem. No see on meie probleem, et sellised tegijad inimesed nagu sina ja mina ja ma tean siin väga palju mitmeid inimesed, kes on ettevõtlikud, teotahtelised, ei ole võimalik Eestis elada. No ma samamoodi ju olid suured plaanid, kõik, mis ma tahtsin seal korraldada, mul on ju see ilus maakoht seal 30 hektarit, kõik looduspargis, tahtsin teha terviseparki ja võib-olla kodusanatooriumit ja üritusi korraldada ja anda ka tagasi midagi Eesti rahva heaks. no mida sa teed seal? ja vaata, Andrus, üks asi on see, et mitte ainult, et Eesti ühiskond on normaalsetele inimestele muutunud väga raskelt psühholoogiliselt taluda, noh, ütleme, kõik see seltskonnaelu on ju muutunud, on perverssused, on kultuur ja inimesed saavad kokku, aetakse mingit okset, noh, mõttetut jura suust välja, mingit sellist nagu intelligentset arutelu, keegi ei julgegi rääkida, et võib-olla kuskil kinniste uste taga omad perekonnadki ei julge omavahel arutada, sest üks on ühte meelt ja teine on teist meelt. Et see selleks, et me oleme praegult kohutavalt selline ideoloogilises vanglas, kus Eesti inimene elab, aga meie kodumaa on ka ära reostatud. Et ei ole ainult niimoodi, et psühholoog, ma ei taha enam Eestisse minna, sellepärast juba, et seal on reostatud vesi, seal on reostatud õhk, seal on reostatud metsad on maha lõigatud, nagu see, mille pärast ma sinna olin valmis iga aasta minema ja tegema ja planeerima, oli rahu, mida mu kodumaa mulle pakkus, olid need ilusad metsad, puhas loodus ja rahu, aga meil ei ole enam seda. nagu, et mida sa sinna Eestisse lähedki tegema, pommitehased on varsti iga küla juures. noh, ei no ja mis see väljavaade on, et mida sa, see armastus Eesti vastu, see ongi ainult varsti selline nukker nostalgiline mälestus, sest et see reaalsus, mis vastu vaatab, kuidas kõik on ära mürgitatud, inimeste ihud, ajud, vaim, loodus, noh, see on ju tegelikult väga katastroofiline. ei, ma olen sinuga nõus seda enam veel, et see noh, viimane saaga oli see Nursipalu, noh, te lasete kuradi, ma ei tea, mingit erilist mürki kõige ilusamat Eesti loodusse ja lööte kohalikud inimesed minema ja lasete mingit võõrvägedel, okupantid, no minu jaoks, noh, mis kuradi vahet seal on? sul on võõrväed, ennem olid meil punakotkad ja Punaarmee kaitses meid, eks ju, hullu lääne eest, hullu kuradi ameeriklaste sepituste eest, selle mandunud imperialistide sepituste eest ja nüüd on siis imperialistid kaitsevad neid venelaste kuradi rünnaku eest. No kurat, lõpetage ära. kuradi lõpetage ära. noh, ja ei ole seda mehemeelt või ei ole seda eestimeelsust, noh, kuradi kõik on, noh, tulevad mulle rääkima sellist narratiivi, noh, mine puhka jalga, tõesti, mine puhka jalga. täpselt olgu okupandid olid venelased, on täpselt need ameeriklased, neil on täiesti suva, mis meist saab. kui asi läheb tuliseks, panevad õlmad vöö vahele ja panevad saba jalga vahele jooksu siit. ja vot siis aga mis oleme sa meie, kes peavad seda suppi helpima. no vot, tahakski nüüd küsida lõpetuseks, me oleme varsti jälle tubli tund rääkinud, sinuga jutustada võiks kas või päev otsa, tead, et küsiks nüüd jällegi, et ikkagi iga kord sedasama küsimust, mis meist saab,
mis on sinu prognoos? mis on sinu prognoos, mis nüüd saama edasi hakkab, no, küsin, et kas oleme jõudnud siis oma viilutamisega sellesse punkti, et lõpuks tuleb see tõde päevavalgele ja öeldakse ka selgelt välja, et tegelikult toimub Venemaa ja NATO vaheline konflikt. kas kuulutatakse nüüd välja järgmine etapp, et ongi sõda kahe suurriigi vahel? kas toimub Venemaal mobilisatsioon? kas Balti riigid satuvad tulema, mis saab Balti riikidest, mis tulevikku sa näed meile praegult, arvestades seda, et no, mitte keegi ei anna kuskilt mitte sentimeetrit ka järgi? no vaat see on see tõsine probleem ja noh, et jällegi, et mitte nagu ütleb ka John Mersheimer või Jeffrey Sachs, et noh, mitte ühte, kust nagu tuleb see idee üldse, et venelased lähevad Berliini või Pariisi või esiteks neil ei ole seda võimekust ja teiseks ei ole neil seda tahtmist, noh. Venkudel on omal probleem oma maad koos hoida, see nagu neil on ja noh, mina ütlen sulle seda, kui see eskalatsioon toimub, siis tuleb tuumasõda ja ei ole kellelgi, me ei saagi kellegist midagi küsida, sest et noh, et siis on nagu kõik noh. et see on ka selge, et selles sõjas võitjaid ei ole noh. Ja kui see Medvedjev ütles, et neil on see surnud käsi jah, et isegi kui ameeriklaste planeerijad mõtlevad, et nad annavad venelastele ennetava löögi, siis isegi kui Venemaa on kõik maatasa, ütleme see artificial intelligence või nende see löök tuleb vastu nagunii ja ongi kõik noh. Ehk siis, et noh, et sellel kursil me nagu liigume, aga no mis meisse puutub, noh, siis on nagu Nõukogude Liitki kukkus kokku, siis Euroopa Liit kukub kokku ja NATO kukub kokku, ega siin nagu midagi muud ei ole, NATO-t ju ei ole vaja, miks on NATO, keegi ei suuda mulle selgistada, võib-olla ma olen nii rumal inimene, et ma ei saa aru sellest, miks sul on NATO-t vaja. NATO oli ennem oli vastukaaluks Varssavi lepingu organisatsiooni riikidele, oli. Nõukogude Liitu Varssavi lepingu organisatsioon saadeti laiali ja öeldi, et me ei taha sõda. Nii, NATO ainult laienes ja NATO räägitakse, on kaitseorganisatsioon. Millal oli NATO sõda? 99 Jugoslaavias, 2011, 2001 Afganistan, 2003 Iraak, 2011 Liibüa, Sudaan, Süüria. ainult lase käia, kuidas on NATO kaitseorganisatsioon on ainult inimesi rünnanud ja tapnud ja no kurat, ma arvan, et noh, ameeriklased saavad selgelt aru, et nad ei jõua seda asja koos hoida ja see asi laguneb ja minu arust oleks nagu mõistlik, mis mulle tundub, oleks mõistlik istudagi laua taha, ukrainlased, venelased, eurooplased, ameeriklased, istud laua taha ja öelda, okei, mis on kõigi rahvuslikud huvid, kuidas me peame seda lahendama, et kõik tunneksid, et nende huvid on kaitstud ja et ei lahendaks oma seda julgeolekut, ei laiendaks teiste inimeste arvelt. Noh, see on meie jaoks on tähtis see, et venelased, te elate sealpool Narva jõge ja seda Peipsi järve, saame läbi, meil on oma seadused, teil on oma seadused. Kui tulete siia, saate nagu teada, iga põõsa tagant saate tina, igalt poolt lendab droon, noh nagu te saite Afganistanist teada, eks ju, ja ameeriklased kaovad siit minema, britid kaovad siit minema, need hullemad aferistid on britid üldiselt, noh. Igal pool nad ainult no see ongi üks kurja juur on seal Briti saarte peal, kes jah. on, endal neil mingit sõjaväge erilist ei ole, aga nemad No on need need on ussitajad, nemad on need imperialistlikud, ussitajad, nemad on need ässitajad, nemad teevad on, neid jah, suuri on, geniaalseid plaane koos oma Mossadi ja CIA-ga. absoluutselt, ega ongi, ega praegult ei olegi ju valitseva mingid riigid, praegult ongi need just luureinstituudid. ja noh, kindlasti tasuks inimestele vaadatagi seda, mis Tucker Carlson tegi selle 9/11, noh, selle septembri rünnakute kohta dokumentaali, noh, väga, ma olen 2 osa vaadanud, et väga hästi ja praegu toimub täpselt sama, aga noh, vaata, see on see karmavärk, et nagu Nõukogude Liitki kukkus kokku oma raskuse all ja kiiremini, kui me arvasime, noh, on seesama situatsioon ja tuleb uus tulemine, noh, ma olen selles suhtes optimistlik, et noh, et lihtsalt läheb veel natuke aega ja ennem peab ma usun, USA finantskollaps peab toimuma ära või noh, selles mõttes, kui ikka hiinlased tõmbavad juhtme, ega seal pikka pidu ei ole. Ja Euroopa on sama ju.
et noh, tohutu rahatrükiga võid sa seda asja natuke edasi lükata, aga noh, kui fundamentaalseid struktuurseid muudatusi ei toimu, siis vaesumine jätkub, noh ja Euroopa praegu ju vaesub, jääb tehnoloogiliselt maha. Mida me teeme, ainult teeme uusi regulatsioone, aga ega ju kõik vinguvad, et asjad on kallid, aga keegi ei räägi sellest, et mida me saame teha, et rohkem teenida. ainult tema sanktsioone, seda ei tohi teha, teist ei tohi teha. meil on moraal, mis kuradi moraal, ma ei tea ühtegi sanktsiooni Iisraeli vastu, kes kuradi korraldab genotsiidi ja läänerannikul, lääne kaldal võtab lihtsalt inimeste käest maad ja majad ära ja lööb nad minema ja jube kihvt, noh. ja vot see on rahvusvaheline õigus. Iisrael pole ju alla kirjutanud ka ÜRO nendele regulatsioonidele, et nad ei tohiks olla isegi ÜRO liige, noh, kuna nemad ei võta, jah. Iisraelil ei ole ju isegi mitte korralikult defineeritud riigipiire. Noh, riik ta on. See on juba omaette teema, vot. Aga ma arvangi, et võib-olla siis nüüd teeme tänaseks mikrofonid lahti, kallid kohviku külalised, et kellel on küsimusi, siis palun andke endast märku. jah, tervist, tervist ka minu poolt. ma teen siis, Tervist, Maarja. teen siis otsa lahti, ma kuulasin väga huvitav vestlus, nagu tavaliselt seda digikohvikut tuleb jätkata. Et sinna alguses oli juttu oli Kaja Kallasest, et ta teeb suuresti kahju Eestile ja mina isiklikult arvan, et ta ongi meelega sinna sellele positsioonile pandud ehk Eesti mainet nii palju kahjustada, et hiljem oleks võimalik siis näiteks Eestit või Baltikumi peenrahaks teha, sest ka sihukest lüket peab maha müüma näiteks USA inimestele, onju. muidu hakatakse karjuma, et oi-oi-oi, mis nüüd toimub. aga kui nihukest jama, see, mis Kaja Kallas on teinud seal, siis need löövad käega, läks see riik, läks, lõpetame selle madina ära ja mis onju. Ma olen väga nõus, ma olen väga nõus, et see Kaja on Trooja hobune, ta on meile, see on noh, kurat, see on üks suuremaid katastroofe, ma arvan, me saame sellest teada 10 aasta või mitte 10, võib-olla 5 pärast, aga ma olen 100% nõus eelkõnelejaga. just. ja teine teema, mis läks nagu valimiste peale, et alustame siis nädalatagusest kõnest, Michali kõnest Riigikogu ees. tema sõnad olid need, et tema teeb kõike selleks, et koos ja plaan B ei saaks valitud. eks meil on olemas ka erinevad organisatsioonid, nagu öeldud, õiguskaitseorganid, mis jälgivad põhiseaduslikku korrakaitset, Kaitsepolitseiamet eeskätt, kindlasti teatud ülesannete pädevuses, väljapoole on Välisluureamet, sissepoole on veel Politsei- ja Piirivalveamet, kes tegeleb erinevate nii-öelda vaenu õhutavate ja ütleme, et Eesti riiklust ohustavate elementidega. ja noh, lisaks on Kaitseliit, Kaitsevägi, nii et ma hindaks Eesti ühiskonna sellist valmisolekut mis tahes kõigutamistele ja katsetele väga heaks. mis ei tähenda seda, et neid ei oleks, sest ma näen ka, et viimasel ajal ka poliitilisele areenile on tulemas üha enam neid sõnumeid, mis õhutavad eeskätt allaandlikkust Venemaa suunal, käega löömist Ukraina suunal. noh, ütleme sellist, kuidas ma ütleks, võltsneutraalsust Venemaa suunal just eeskätt koos, plaan B. sellised seltskonnad on meil ju, kui ma ei eksi, sellel nädala lõpul kohalikel valimistel lausa kandideerimas, nii et küllap neid on, kes üritavad oma platvormile kandepinda saada, aga ma võin küll kinnitada jah, et mina teen kindlasti kõik, et Eesti riigis sellised jõud kunagi ei pääseks sellisele positsioonile, et Eesti põhiseaduslikku korda ohustada. Aitäh! Millisest demokraatiast me räägime, kui peaminister ütleb niisugused sõnad, et nii kui tema paneb paika, kes midagi saab. Ilmselgelt ta panebki, ilmselgelt nad ongi selles täiesti kindlad, et nad panevad. Nad ei saanud, jah, Isamaa läks, aga Isamaa on sisuliselt sama nagu Reformierakond. Ta on ühe pea teine põsk. Ehk siis
reform oli juba nii läbi taotud, nüüd keerame teise põse ette ja hakkame sinna littima. ja samamoodi need anomaaliad, okei, e-valimised, aga siin oli samamoodi EKRE poliitikud, kes olid kandidaadid. Nad ju nägid, üks EKRE poliitik kaotas hetkega 100 häält, lihtsalt kadus ära kuhugi, ei tea. plaan B kandidaadid, noh, see on täiesti absurd, kuidas näpuotsaga noh, mina sain 4 häält, onju, seal teised said 2 häält ja me oleme teinud tugevat tööd ja kampaaniat, aga ilmselgelt me ei olnudki mõeldud nii-öelda võitjateks. Need hääled, mis nagu meile tulid, need siis jaotati laiali täpselt samamoodi tehti ju EKRE-ga ja nii edasi. Et ja teine teema, mis oli, kuulasin, et perekondadest, et ma mäletan 90-ndatel perekonnad käisid läbi ja noh, läksid ikkagi külla, sul oli laud oli esivanemad seal kõik reas aga seda enam ei ole. Ehk siis meil on perekonnad on ära lõhutud ja see on meelega nii tehtud. ja ausalt öeldes, kui me täna peaks niimoodi olema nagu 90-ndatel või 2000 aastate alguses niisugused suured perekonnad laua ümber, me vist läheks seal kaklema, sellepärast et ühed on siis selle poolt, mis peavoolumeedia ja AK räägib ja teine on siis selle poolt, kes noh, kuulavad ja vaatavad alternatiivmeediat. No, mina ei kutsuks enam meid alternatiivmeediaks, sest et ma ei tea muideks aitäh, et ma olen sinuga 100% või teiega 100% nõus, et noh, ma olen täiesti veendunud, et kui te tegite propagandat, kas või oma sugulased ja tuttavad andsite rohkem häält kui 4 või 2, eks ju, noh, see on nagu see on nagu juba puht matemaatika, et noh, nii labaselt ei tohiks petta ja see on selge, et neid manipuleeritakse kasvõi juba, kui Reform sai neid nii-öelda e-hääli eelmistel parlamendivalimistel, siis noh, mina õppisin tipis majandust ja seal oli kunagi professor Uno Mereste, kes õpetas tõenäosusteooriat ja kui sa selle eksami tegid ära, siis sa said nagu koolist läbi, noh, see oli selline ikka pähkel. ja see on ju selgelt tõenäosusteooria väänamine ja vägivald või vägistamine Eesti Vabariigis, noh, see ei tule kohe kuidagi välja, et Reform saab e-hääletustel suurem osa häältest, väites seda, et noored inimesed hääletasid nende poolt, et vanainimesed ei hääleta. No, kas või seesama minu Haapsalu sugulase, kes nüüd kaotas oma valimised, aga tema ema on 95-aastane, istub internetis ja teeb kõik tamingud internetis, kaasa arvatud hääletamine, kõik tema sõbrannad ka, nii et noh, et mul on selgelt tõend selle kohta, et see on täielik bullshit, see on täielik jama. Ja noh, ja kui me nii käitume, ega siis me ei saagi ju paremat kui needsamad näod, kes on meid mutta vedanud, veavad veel rohkem mutta, ega siis ju peab tulema uus tulemine. Aga aitäh, see oli väga asjalik jutt sinu poolt. Aitäh. Nii, kas on meil veel küsimusi? Võtke julgelt. Küsige julgelt, armas rahvas. Ma küsingi, et ma panin selle kostüümi selga. Et kui ma juhin mingit mängu sellist, mis kõiki huvitab ja kõik tahavad seda kuulata, et kas see kostüüm töötab ja kas ma kannan selle välja, kui ma olen mängu, ütleme siis, kes tahab olla kuningas, noh, juht. Et kas see väga hästi kostüüm sobib, väga hästi sobib, väga hästi. Ma nüüd olen sattunud läbi Töötukassa paariks aastaks veebikool.ee-sse ja tuima näoga istun kalapilguga kaamera ees ja üldse ei häiri enam. Et see veebiõpe ja pildi kasutamine, ai tööriistad ja võimalused ja chat GPT ja nii edasi. Et need on ägedad võimalused ja ma lihtsalt otsustasin, et ma pean ise pilti ronima ja hakkama rääkima ja mängu juhtima, et külad ja naabrid ja pered käiks läbi omavahel. Just nimelt, mida ma enne just kuulsin, ka mainiti, et inimesed ei käi läbi enam, et seda saab muuta. Aga natuke läheb aega, et mul on Saaremaal praegu on siis, panen 2 pilti üles, mul on
ehitasin maja ümber, võtsin sauna välja ja tegin stuudioruumid ja, ja ma pakuks täitsa vabalt välja siin, et ma ei ole seda stuudiot veel avanud, aga ma kohe-kohe teen seda. Ma kirjutan Töötukassale praegu projekti, et sealt saada siis see viimane nii-öelda väike nuts kätte, et siis sisustada, aga ma panen pilte juurde ja plaan B asju ma jälgin pidevalt ja mõtlen, et ka seal on tegelikult hästi hea on vaadata seda, et ikkagi Andro esineb ja räägib, noh, et ei ole nagu ütleme 15 aastat tagasi, ma käisin esimestel hoiu-laenuühistu nendel noh, koht, kokkusaamistel, siis oli nagu äge vaadata, et täna Andro räägib ja veenvalt ja kaamerasse ja noh, väga äge. et ma olen lihtsalt hakanud fännama ja sellepärast ma istun siin ka teie hulgas praegu, et on mida ja kuulata. no seda on rõõm kuulata, aitäh, et võtad sõna ja annad endast märku ja soovin sulle tuult purjedesse sinu ettevõtmises, et sa pingutad selle heaks, et hakata kogukonda kokku tooma ja soovitan ka teistele, et võib-olla üks suund või mida me praktiliselt saame teha, ongi luua omad seltskonnad, kogukonnad, kus iganes piirkonnas on ja pakkuda suhtlemiseks sellist ühist toredat keskkonda, et inimesed, sõbralikkust on vaja, tegelikult on ju kõik nii lihtne, nagu olgem sõbralikud jälle, naeratagem, püüdkem üksteist mõista eelkõige, mitte hukka mõista. meil on saanud praegult selliseks moodsaks trendiks on ikka kohe kõigepealt arvustada, hukka mõista, kritiseerida, tühistada, häbistada, mõnitada, et noh, keerame siis selle teise poole ja proovime, kasvõi teesklemegi sõbralikust, et venitage see naeratus näole ja püüdke öelda teisele inimesele midagi positiivset ja püüdke ka näha teise inimese lugu, sest igal lool on alati kaks poolt ja see ongi praegult meie rahva suur häda, et ainult aetakse ühte joru ja tuleb nagu ärgata sellest ideoloogilisest soustist, et halloo, peske oma ajud puhtaks tagasi ja lihtsalt kuulake ka ära vastaspool, argumenteerige, aga see nagu oma õiguses kinni hoidmine, see on noh, see on lihtsalt masendav. aga kui luua selliseid kogukondlikke kohti, kooskäimise kohti ja jälle taaselustada selline ühiskondlik läbikäimine, siis võib-olla ehk lähevad asjad paremaks, nii et aitäh, et sa seal pingutad ja muidugi ka tore, et sa seal nüüd veebis esinemist oled harjutanud. ja, noh, ma panin korraks ülesse, kas tuli sinna chati fotod. Chati tuli, aga me ei saa praegu need sinna, nad ei tule nagu ekraanile, aga sa kindlasti jaga seda oma ma panen sulle sotsiaalmeedia siis sinna ma saan ka Messengeri. sealt edasi jagada. Ma panen sulle Messengeri selle, ühesõnaga mõte on selles, et mul on nagu ruumid ja võimalus teha siis seda külaelu arengut nullist siis kuni keldriteni ja lastehoidude ja tööjaotuseni välja. Ma tahan teha siin stuudios seda saadet, kes tahab olla kuningas, on ju. ja, ja see võiks olla siis see, kus me räägime nagu reaalselt ka, et siit läheb töötlusesse või energiaks, mitte vette ega põllule, et see on nagu ainult, see on kõik, millest ma tahan rääkida, kuhu siit läheb, kõik. Ja vot ma sinna jäängi, et ma olen kuidagi noh, ikkagi lihtne inimene ka ja ma tahangi sellel tasemel nagu lukku lüüa, et teeks selle asja korda, on ju, kus see prügi läheb ja nii edasi. ja siis võtame nagu, areneme koos edasi, et noh, vaatame, kus välja kukub, aga noh, jõudu ma saan ikkagi just need Andro esinemised ja see bussiga rallimine, no nagu äge, tuld. väga vinge, aitäh sulle, Argo, ja edu. nii, kas on veel kedagi, kes sooviks öelda paar sõna, enne kui me teeme lõpliku kokkuvõtte? tõmbame otsad kokku. ei ole, aga siis võtame sellega tänase kohviku kokku ja ma lülitan meie recording'u välja. Ma proovin.
meil on Eestile plaan B.